Tere tulemast tagasi kuulama Kultuurikildi podcasti Pesakääst. Mina olen Rasmus Mina olen Kaspar. ja täna on meie külaline õpetaja Ivo. Tere! Tere, tere! Kuidas teil siis läinud on? Kuidas kooliaasta alanud on? Ühtepidi iga aasta on nagu uus, aga teiselt poolt mul läheb 69 aasta. Ehk siis teiselt poolt ma saan öelda, et ta on jälle ainuline ja ainulaadne. Ja mitu aastat neist siis meie koolis möödunud on? Meie koolis kokku oleme õpetanud alates 82. aastast ja meie koolis siis, kui langesid tornid kaugel meist. 2001 oli see. 2001. No vot. Te olete meie koolis selline alati väga rõõmsameelne ja alati, nii kui koridori peal näeme, siis on kohe, tegib endal ka naeratus suule, et mis on siis teie saladus? Kuidas te alati nii positiivne ja rõõmsameelne olete? Need saladused meie sees tegelikult tulatavad ju lapsepõlve ja võib-olla ka lapsepõlvest veel põlvkondasid tagasi. Me kanname ju seda, mis meie esivanemad on meies vaikselt ladestanud, õpetanud, kasvatanud. Ja ma arvan, et eelkõige ma olen tänu oma vanematele. Eelkõige tänu oma vanematele. Ja vanematest tooksin välja oma ema. Ema mul oli väga rõõmsameelne, ema laulis mul. Ta laulis siis, kui ta triikis pesu, ta laulis siis, kui ta pesi pesu, ta laulis siis, kui tegi süüa. Ja neid hetki, kui ta ei laulnud, on võib-olla üksikud, mis mulle meelde tulevad. Mu ema oli laulev ema. See on väga tore kuulda. Olete ise ka suur laulja? Paraku ei. Aga see tunne laulmisest, see tuleb muga kaasa ja mulle meeldib muusika. Loomulikult meie laulupidu, loomulikult klassikaline muusika, loomulikult džäss. Näiteks eile ma vaatasin õhtul oli Winehouse'ist film, mida ma vaatasin teist korda. Soovitasin ka teil vaadata, kui teile see nimi midagi ütleb. Ja. Väga tore. Saladuseks ei ole muidugi ka see, et teile meeldib jooga. Kuidas te üldse joogani jõudsite? Joogani. Ma tulen hästi sügavale aega tagasi. Mul oli lapsepõlves üks särk ja see särgi peal oli kirjutatud yin-yang. Mõnda aega ma käisin ilma teadmata, mida see yin-yang tähendab. Ja kui ma hakkasin huvi tundma, siis yin-yangist ma jõudsin Hiinani ja Konfutsiusini. Konfutsiust jõudsin ma zen-budismini ja taoismini. Ja lõpuks ma jõudsin välja India ja jooga suutrateni. Ja sealt edasi ma jõudsin selleni, et aastal 87 ma alustasin joogaharjutuste harjutamist. 87 see oli siis ühe ajastu lõpp või lõpu eelne, kui juba lehvisid sinimustvalged lipud ja rahvas kogunes. Ja mina alustasin joogaõppega ühe inimese käest, kes tegelikult oli lugenud Gunnar Aarmat. Tal oli ka paljundatud harjutuste kava, ta oli balletitantsija. Ja nädalas korra ta tegi siis joogaringi ja oma oskuste ja teadmistega ma sain sinna ka ringi ja sealt põhimõtteliselt algaski minu joogamaailm. Aasta oli 87 siis. Aga mis on just see, mis siin kõige rohkem joogas kõnetab? Joogas kõnetab võib-olla see, et jooga üks kindlaid põhimõttega on tasakaal äärmuste vahel. Tasakaal oma emotsioonides, tunnetes, oma liikumises, oma mõtetest. Tasakaalu leidmine.
tasakaalu avastamine endas. Ehk siit me jõuame jooga puhul kindla liikumise poole, õppida iseennast tundma. Me oleme ise hästi huvitavad. Ja jooga on kindlasti tee, kus sa õpid oma hirme tundma, oma teatud sõnumeid ja ütelusi, oma vaikimisi, oma kurbust, oma hirmu, oma agressiivsust. Jooga on see, mis õpib vaatlema sind, iseennast, veidi sügavamalt kui tavatähendusest. aga mis te olete siis enda juures võib-olla avastanud, mis on selline kõige suurem positiivne avastus olnud, mille te jooga käigus olete enda juures avastanud? Ma arvan, et üks on kindlasti, mida ma olen õppinud ja ma arvan, et ka jooga on võib-olla aidanud mind sellest, tunnistada oma ekslikkust. Ma eksin. Ma teen vahel mitte kõige õigemaid samme. Ja samas ma püüan ka mitte ennast süüdistada, sest sel hetkel, kui ma selle sammu või selle sõna või seda emotsiooni väljendan, olen ma täpselt selle tarkusega, mis ma sel hetkel olen. Ma ei ole targem ega lollim kui see sõnum, mis ma ütlen. Ja ka võib-olla teile on see üks selline sõnum täna, et enese süüdistamine selles, kui vahel läheb midagi viltu, midagi läheb valesti, ma ei oska, ma ei tea. Et pigem õpi sellest, vaata uuesti üle, mõtiskle, arutle, võta oma sõpradega ühendust, ole üksinda, jaluta. Ja saa sealt uus sõnum, mille kaudu ehk tekib sul võimalus järgmine kord veidi olla keegi teisem ja pigem sa oledki teisem. Kas täpselt see, mida sa oled kujutlenud ja arvanud, aga sa oled teisem. Sest joogas on kindlasti ka see teadmine, me pidevalt muutume. Meie sees muutub iga sekund. Ma just täna kehasse tunnis ütlesin, mulle meeldib tsiteerida ka Postimeest, mis mul kodus käib. Ja Postimees oli üks lühiviide. Meie sees on 100 000 triljonit muudatus meie raku tasemel 1 sekundi jooksul. Ehk siis 1 sekundiga meis puutub kogu meie raku tasand, kogu meie maailm 100 000 triljonit. Et kui vähegi seda numbrit või seda aru saama, võib-olla nii pikalt ja põhjalikult arutada ja mõtiskleda ja minna mingisse väga keerukasse matemaatilisse tehingus, siis tegelikult see sõnum on see, et iga hetk meil midagi muutub. Iga hetk. Kas me märkame seda? Jooga on kindlasti ka see, et aitab märgata muutust. Tegevusse enda sees aitab märgata ka neid sõnumid, mida sa ei väljenda. Ja võib-olla aitab ka teatud enesekindlust ja eneseteadlikkust. Ma arvan, et jooga on kindlasti üks tee selleks. Aga kas siis saab öelda, et jooga on pigem vaimne praktika kui füüsiline? Pigem vaimne. Jooga on pigem vaimne, sest jooga, ma võtsin ka siia laua peale teatud raamatud. See on üks väike osa minu raamatukogust. Aga kindlasti ma tahaks öelda need nimed, kes tahab natukenegi jooga maailmas ja mediteerimisse sukelduda, siis kindlasti Linnart Mäll, Gunnar Aarma ja mis on algusjoogas on Patanjali joogasuutrad. Ehk siis ka läbi nende raamatute te saate paljudele küsimusele, mitte vastuseid. Võib-olla nende raamatute eripära ja üldse jooga eripära on see, et sa ei saa vastust meie tähenduses, õige ja vale, must ja valge. Pigem sa saad teatud küsimustele uued küsimused. Sa arened läbi küsimuste, läbi uued küsimused tulevad ja nendel tulevad uued lahendused, mis tekitavad omakorda uued küsimused ja uued lahendused. Jooga tähendab ka tee, tavaline tee ja sellele lõppu ja algust. Jooga maailm on selles mõttes suhteliselt lineaarne, suhteliselt lihtne, see on tee ja mingil ajahetkel me oleme ka praegu teiega sel teel. Ja mingil hetkel me lõpetame selle intervjuu ja see tee jätkub hoopis teise teemaga, hoopis teise tundega, hoopis teiste inimestega, aga see hetkel on meil tee just siin praegu. Jooga on ka, ehk siis jooga ja tähelepanelikkus.
jooga ja järjepidevus. Jooga on kindlasti järjepidevus, olla järjekindel oma vaimsel teel. Nii et jooga, jah, on vaimne praktika, eelkõige vaimne. Aga, üks mu lemmiksõna on ka aga. Aga me oleme teiega läänes, me oleme teiega Euroopas ja meie lääne kultuur, mis võib-olla põhialused sai Kreeka kultuurist, Kristusest, on kindlasti see, kus me tahame teatud vastuseid asjadele, kus me tahame käepärast, silmale nähtavat, me tahame tulemuslikkust. Jooga on selles mõttes tulemuslik, et sa oled järjekindel ja pidev, sa arened. Kas sa omale võimaldad neid harjutusi teha või mõtisklusi või nagu ma tänases tunnis ka 11. B-le ütlesin, millal viimati päiksetõusu ja langust vaatasite, millal tähti vaatasite. Vähemalt oli 5 sekundit vaikust, sest ma nägin, et hakati mõtlema selle peale. Oli see 10 korda, oli see 100, aga tähtis on see, millal. Me ju räägime tihti, kui ilusad päiksetõusud, kui ilus päikelangus. Kas sa nägid langevat tähti? Kas sa mõtlesid midagi? Mida iganes. Aga jooga on ka kindlasti see võimalus, et sa paned tähele ja märkad ka sellist asja nagu täistaevast, hommiku päiksetõus. Mitte ainult jooga. Jooga ei ole kõike võima, vaid jooga on üks võimalus sellel. Just rääkisite siin sellisest hingelisest ja füüsilisest teekonnast, et kui sellistest asjadest rääkida, ei saa kuidagi mööda palverännakutest. Ja. Kas te olete kunagi käinud palverännakul? Ja ma olen käinud ja ma võtsin täna ka oma palverännaku passi. Ja ma tean, et koolis on ka õpetajad, kellel meid passi olen näidanud ja rääkinud ja ma tean, et mitte ainult rääkinud ja näidanud, vaid need inimesed on ka käinud palverännakul. Nii et ma ei ole ainukene koolist. Aga enne seda palverännakut, mis toimus 2008, oli mul veel üks palverännak. Ja võib-olla see palverännak oligi see esimene palverännak, millest sai see Camino tee. Camino tähendab hispaania keeles teed. Ja Camino de Compostela on ühelt poolt tee Compostellasse, ehk siis selle Püha Jaakobi kirikusse, mis asub Compostellast. Aga enne seda palverännaku teed oli mul üks tee ja palverännak Ukrainasse. Ukraina teema on praegu ka ülal, nimelt mu isa on ukrainlane. Ehk siis alati ja jumal tänatud olen ma tundnud, et ma tahan avarust ja ruumi. Meil Eestis on meri, meil on avarus, meil on ruum, seal on tohutud avarad väljad, stepid. Ja üks oma osa lapsepõlvest iga aasta korra, kuu aega, oli ma nende väljade peal. Selle keeleruumi, selle rahvatraditsiooni sees. Ja kui isa suri 99, siis ma teadsin, et kuna me olime rääkinud, konkreetselt mitte nende sõnadega, aga ma teadsin, et ta oleks väga rahul sellega, kui ma tooksin talle kodumulda, ehk siis tema sünnikodust kodumulda. No nii oligi. Aasta oli 2002, sain ratta valmis, kotid, telgid, termosed, kõik kaasa. Ja mis siis sõita on? Läbi Eesti, läbi Läti, läbi Leedu, läbi Poola ja Kiievi. Kiievist edasi ma ei saanud, kuna isa sünnikoht oli suht lähedal Tšernobõlile, Tšernobõli aatomilektrijaamale. Nii et sealt on mu juured. Aga Kiievis oli isaga väga palju mul võimalus ringi käia ja ta näitas lõbustuspark. Loomulikult võtsin ühe peodes on mulle lõbustuspargis. Loomaaed, otse loomulikult sai võtta see teine. Ja kolmas koht, kus ma võtsin kodumulda, oli isa kodumulda, oli Dnepri jõest. Ehk siis Kiievist jookseb läbi ka Dnepri jõgi. Ma läksin randa, sukeldusin vette ja võtsin ühe peo teise. Ehk siis see oli kõige lähemal ka, kuna vesi on liikuv, see oli kõige lähemal tema sünnikohale. Sest tema sünnikülast jookseb läbi ka Dnepri jõgi. Sai nüüd kotti pandud ja tagasi sõidetud. Sinna 1200 kilomeetrit
tagasi, 1270, läks natuke pikemaks, kuna ma Kiievist sõitsin ka. Ja niimoodi oli see peaaegu, et 2500 kilomeetrit sõidetud, natuke üle 3 nädala läks. Kui ma aga minu kodu on Kuressaare, minu sünnikodu, ma olen saarlane ise, ema on saarlane, siis kõigepealt läksin surnuaeda, panin isale kaasa need 3 peotööd mulda, ja see oli mul esimene palverännak. Võib-olla tol korral ma teda ei nimetanudki palverännak, see oli lihtsalt üks tegu, mis mu sees sai valmis. Kuigi eks palve ja palumine on ka ju mingi tegu, mis su sees valmib. Kui me räägime palvest, palverännakust, palvetamisest, palun andeks, need on kõik kuskil väga lähestikku seotud selle sõnaga palve ja palumine. Ja teine rännak, mille passi ma teiega kaasa võtsin, toimus koos minu abikaasaga. Ja see kaart on siin, see kaart on Hispaaniast, teisel pool on täidetud ta passidega ja templitega, mis ma sain sellel teel. Ma ei kõndinud seda teed täismahus. Täismahuks on samas väga raske öelda, mis see täismaht on. Kui pikk on siis õige palverännak. Palverännakul Caminos antakse sulle tõend ja diplom, mis on ka mul seinal, et sa oled käinud Camino teel, antakse, kui sa oled läbinud 100 kilomeetrit. Minu tee oli circa 300 kilomeetrit abikaasaga koos. Ja iga päev 25-30 kilomeetrit, kuna Hispaanias me kõndisime, matkasime suvel, on ilmad hästi soojad ja kuumad, siis me alustasime hästi varakult hommikut. Enne kukke ja koitu, ikka nii, et oli pime. Ja osa matkajad oma kuklavilkuriga ja lambiga läksid juba päris pimedalt välja. Me läksime 4-5 ajal. Ja siis keskpäeval 1-2 olla Aborgees. See on siis selline koht Hispaanias, kus on nii-öelda kodumajutus. Hispaania doteerib Camino teed, see on nende üks selline kultuuri osa, mida nad on hoidnud ja seda on hoitud üle 1500 aasta. Ja aastad on erinevad, aga mõnel aastal võivad olla kuni 300 000 inimest sellel teel. Nii et teda on isegi näha kosmosest, nagu ma olen kuulnud ja lugenud seda Camino teed. Ja meil võttis ta aega natuke üle 2 nädala. Ja jõudes siis oma sihtpunkti, lõppeesmärk on siis jõuda sinna, kuhu Püha Jaakobi luukesed on maetud ilusti väikse kistukese seest. Ja kirikust loetakse ka sinu nime. See on üks eriline hetk, kui vahel 1000 inimest, vahel vähem, vahel ka rohkem, ja sa jõuad kirikusse, sul öeldakse kellaaeg, sa ootad vahel tund, vahel 2, ja ühel hetkel öeldakse Ivar Aenak ja Reet, minu abikaasa, Eestist. Ja nii öeldakse kõigi nende 1000 inimeste kohta. Ja seda iga päev. Iga päev. Aga miks matk? Kas see oleks järgmine küsimus? Miks? Või? Jah, just, et paljud tänapäeva noored võivad ju mõelda, et miks peaks võtma ette sellist reisi, et minna sinna ja siis teha veel see pikk matk läbi lihtsalt selleks, et sinu nimi kuskil öeldakse, et mis võib olla see asi, mida peaks palverännakust kaasa võtma või mis on see kõige suurem õppetund, mida tänapäeva inimene peaks sealt õppima? Jah, see nime ütlemine, see on nagu punktipanek. See on nagu punktipanek, nii nagu meie elule on tegelikult ju punktipanek. Võib-olla ka tänane päev, aga võib-olla ka surm. Punkt, kõik. See maailm on läbitud. Võib-olla ka Camino teel on punkt see, et su nimi öeldakse kirikust üles, sa oled lõpetanud. See on nagu jooksul, nagu maratongi. Saad finišis, saad oma medali kätte, saad oma aja kätte, kõik läbi. Või mingi tegu.
seal on see tegu jah, see, et öeldakse kirikus välja. Aga miks? Paljud lähevad sinna sellepärast, et väga moodne seda saada kogemust, saata midagi uut. Teised lähevad sinna, et leida uusi sõpru, sest ausalt öelda see tee on päris pikk ja seal on väga, väga erinev. See Taies on nii erinev, et seal on inimesed Hiinast, Jaapanist, Aafrikast, sealt on Ladina-Ameerikast, Ühendriikidest, terve maailm on sinna tulnud ja samas ühes punktis, ühel teel on nad justkui kõik ühtemoodi, justkui. Aga nad kannavad kõik oma lugusi. Siinkohal ma räägiksin ühe hea loo, enne kui ma jõuan enda juurde, Johni lugu. Johniga ma sain tuttavaks seal samas. Ja Johni on ainuke, kellega ma tuttavaks sain, aga Johni lugu oli võib-olla, mis toob lähemale ka selle mõtte, miks. John ta oli siis 72, kui ma arvutan 2008, siis antud hetkel oleks ta päris vana juba. Ta oli 72, tal oli väga ilus elu olnud. Ta oli Londonis, elas Londoni kesklinnas, ta oli arhitekt. Ta oli Londonis ehitanud maju ja see oli toonud talle sellise sissetuleku, et ta oli muretu elu. Ta elas koos oma armastatud naisega. Ühel päeval, kui naine suri vähki, jäi ta üksinda. Jah, tal oli 2 last, kes käisid teda kogu aeg vaatamas, aga nad ei asendanud seda, millest ta oli nüüd ilma. John hakkas jooma. Ja hakkas jooma konkreetselt, kuna tema lähikonnas oli mitu pubi ja sealt ta leidis uued sõbrad, uued kaaslased. Ja asi läks sedavõrd hulluks, et 2 poega, kes tal oli, hakkasid muret tundma, et nii ta küll kaua vastu ei pea. Ja hakkasid talle otsima tegevusi, millega köita teda tähelepanu. Nad olid päris mitu tegevust leidnud, aga ei sobinud, lõpuks leiti golf. John hakkas golfi mängima. Aga golf, jah, ta piiras küll teatud ajahetke, teatud lõigupäevast, kui ta sai olla kaine, aga see oli ka kõik. Ja oli vaja edasi mõelda. Ja lapsed mõtlesid suurepärase võimaluse, et on palvetee. Hakkasid vaikselt talle lükkama ette raamatuid, mõtteid, YouTube'ist mingeid huvitavaid lõike. Ja ei läinud ka kaua, 2-3 aastat, kui John hakkas mõtlema, aga miks mitte. Aga siis oli vaja leida varustust ja tänu selle varustusele ma Johni kokku sain, sest John, kui kõigil Camino teel on kepp, siis Johnil oli golfikepp. Ja selle golfikepiga ta hakkas silma. See ei olnud tavaline, et üks matkaja käib golfikepi. Ja kui ma Johniga tuttavaks sain, siis rääkides oma lugu, ma jõudsime ka selleni, et see golfikepp oli ainuke kepp, mida ta siis pidas sobivaks, sest ta oli proovinud kümneid kepp, ei olnud sobiv. Aga võt üks number, neid golfikeppe on palju, aga võt üks number. Ma olen sellest natukene mitte teadlik, millised numbrid ja kui pikad ja kui labad need labad on. Aga võt üks kepp oli Johnile täpselt paras. Ta võttis selle kepi ja sellega ta oli Camino teel ja selle läbi ma sain ka tuttavaks, sest see kõitis mul pilku. Ja ta kõndis sealt algusest peale, kui ma rääkisin, et minul oli võimalus kõndida 300 kilomeetrit, sest aeg piiras, siis Johnil oli piiramatu aeg ja ta alustas Prantsusmaalt. Ja inimene, kes ütles, et enne seda tulekut oli tal kõige lühem jalgsi kõnnaks, sest golfi läks ta mängima pigem kasutas autot ja transporti, aga kõige pikem tee oli tal just pubisse, mis oli maja all, ehk siis see pikkus ei olnud sugugi nii pikk. Ja ta oli seal ja ta oli rõõmus, ta oli saanud ilma alkoholita hakkama, ta jõi palju vett ja ta oli rõõmsameelne, ta oli muutunud. Ma ei tea, mis temast edasi sai, aga see lugu, see algus, miks tulla või kuidas tulla ja neid lugusid on mul veel sealt tegelikult, sest mind huvitas sama küsimus, miks? Ja sest
üks lühike lugu oli ka see, et sain ühe hollandlasega tuttavaks. Mu inglise keel ei ole perfektne, pigem ma rohkem saan aru, kui ise räägin. Aga mulle piisab sellest, et aru saada ja teine rääkima panna. Kuigi mulle meeldib ka ise rääkida, aga. Ja tema rääkis, et ja ma küsisin, et kust ta tuleb, mina tulen Astorgast, just sealt alustasin oma matka, aga tema ütles, et mina tulin koduuksest. No selge, koduuksest. Kust koduuksest? Hollandist, Amsterdamist. Ma kordasin veel üle, sest koduuks, Amsterdam, see tundus mulle täiesti teisest maailmast. Ei, ta kordas veel. Panin omale koti selga ja hakkasin tulema Amsterdamist. Ja niimoodi ta käiski. Ilmselt läbi Saksamaa ja läbi Prantsusmaa, jõudis Camino teele, mille algused on nii Prantsusmaa kui ka Itaalia piiri eest, aga võib ka kodunt. Ma tean, ka Eestist on paljud alustanud kodunt. Need ei ole paljud, aga kui ma ütlen 3-4, siis see on tegelikult palju. Siin on juba palju. Ja on ka Eestist mindud koduuksest Caminole, mis on, ma arvan, seal kuskil 3000 kilomeetri ligi. Aga miks mina? Miks mina? Kindlasti mind huvitas see kultuurifenomen. See kultuurifenomen, mis püsib nii kaua. Ma arvan, ka kui inimesed tulevad Eestisse, siis nad kindlasti ütlevad laulupidu. Aga meie traditsioon ulatub, eks ju, natuke rohkem kui 100 aastasse, aga seal on ta üle 1000 aasta. Kuigi ka Eestis on ju meil oma palverännaku teed Piritlalt Vasselinna, väga iidne, ja ta on ka tähistatud. Ma jõuan nüüd kohe sinna Camino teesse ja selle pildi peale, mis ma teitan, siin on üks kammkarp. Ja selle kammkarbiga on tähistatud nii rajad Camino teel, et kui te lähete, et hakkangi astuma, aga mida mööda, siis see matkarada ja tee ka läbi mägede, läbi pikkade tühermaade, läbi linnade on märgitud teedel, majaseintel, puudel, kivil, kus iganes on see kammärk, Camino tee ja on näidatud ka suund, nool. Ehk siis teine Camino teel olijal on tähtis ka noole suund. Kollane on ka see märk, aga miks kammkarp? Miks see karp? Sest siit, kui te näete, ka kõik teed viivad ühte punkti. Ta on haruline, aga kõik teed nagu suunduvad ühte. Paned tähele. Ja nii ka sellel palverännakul, kus iganes sa alustad, kas Eestist või Hollandist või alustad see Hispaanias. Hispaanias on mitu ametlikult ja ka rahastatud teed. On Põhjatee, on Lõuna, on Itaaliast, on Portugalist, on rattaga, on rassutamisega. Ma ei tea, kas nüüd tõuksiga saaks näiteks minna Camino teele, sest see tee on erinev, võib-olla tõuksiga jääb natuke hätta. Aga seda ma tean, et saab minna eesliga ja hobusega, kellel on huvi. Et põlverännakud on väga põnev teema, aga kas inimene saaks ka näiteks palverännaku tasemel alustada mediteerimisega, et jõuda eneserahuni? Mediteerimine. Ma tegin ka omad need väiksed märkmed, et kuidas üldse jõuda mediteerimine. Kui rääkisime joogast, siis jooga puhul, ja kui ma rääkisin Patanjalist ja tema suutratest, siis mis on tegelikult küll 200. aastal üles tähendatud, aga jooga ise on 400-500 aastat enne meie aega. Et huvitaval kombel näiteks kui me räägime joogast, kui me räägime ka meie kultuurist ja Kreeka ja kristlusest, kui me räägime Hiinast, kui me räägime, siis kõikide nende kultuuride algus tegelikult ulatub peaaegu mingil imelisel viisil kuskil 400-300 aastat enne meie aega. Samaaegselt, nii läänes kui idas kui lõunas tabas inimkonda mingi filosoofia laine, kus nad hakkasid otsima vastused küsimusele, kes ma olen, miks ma olen, mis ma siin teen,
ja nii edasi. Nüüd mediteerimisega on lugu selline, kui ma väga üldiselt ütlen, siis me oleme tegelikult täis pakitud iga päev oma küsimustega, oma vastustega, oma õigete, valede, oma tunnetega, oma läbielamistega, oma mõtetega, oma kujutelmega, siis tänu mediteerimisele on meil võimalus esiteks kõike seda veidi kõrvalt näha ja teiseks nad natukene kõrvale jätta. Mis siis tuleb meiega? Mis meist saab, kui ühel hetkel ma enam ei mõtle nii, nagu ma mõtlen, ei tunne nii, nagu ma tunnen, ei hinga võib-olla nii, nagu ma hingan, võib-olla katkendlikult, võib-olla kiirelt. Meditatsiooniga ma puhastaks nagu seda kõige algust, kus kõik algab. Et isegi puhkuse endale ma puhastan ära. Ja mediteerimise tee, muuseas ma jõudsin joogale enne, joogast ma alustasin kõigepealt mediteerimisega. Ma ei alustanud mitte harjutustega, vaid just nimelt mediteerimisega. Sest see kõitis mind. Ja minu esimene koolitaja oligi see, kes mind õpetas mediteerima. Ta andis mulle oma salasõnad, ta andis mulle oma mantra. Ma mäletan tol ajal, kui ta mulle andis selle, siis mis läbis hetkega hirm, et ma ei jäta seda meelde. See oli sanskriti keeles üks sõna, mida ma praegu teile ei ütle, aga ta on mu sees. Aga tol hetkel oli ta sedavõrd mind haarav, et ma arvasin, et see sõna on kõige olulisem. Ma unustan ta ära. Ta vaikselt naeratas, ütles, et sa ei unusta sõna. Sanskriti keeles sõna. Ja ta mulle võib-olla kaduski ära, aga mõne päeva pärast mul tuli meelde see silpidest, teatud rütmiga, öelda mantra, ja ta mul seni jääne meeles. Ja see oli aastal 87. Ehk siis, kui rääkida meditatsioonist, siis tegelikult me puhastame enda sees oleva alguse, kus kõik algab. Kaasa arvatud meie puhkamine, kaasa arvatud meie mõtlemine, hingamine, kujutlemine, loomine. Ja selleks, et mediteerida, on vaja võtta kõigepealt aega. Sa võid istuda, sa võid lamada. Ja selleks, et kujustada enda teel, sa võid kujustada kas lille, kui me räägime mingitest kõige algelisemast hetkest, tahaks mediteerida. Oma lemmikkohta, kus sul meeldib ikka jälle olla. Sa võid kujustada ka hetkega mingit vaatluspunkti. Lilleõit, tuld. Sa võid kujustada mantraga, mingi sõnaga. Sa võid viia selle mõtte konkreetselt millegi peale. Hingamise peale. Rahulikult silmad kinni panna ja lihtsalt hingata. Ja jälgida, kuidas hingamine sees toimub. Läbi nina, läbi kopsude, väljahingamine, sissehingamine. Vaadata, kuidas keha reageerib, kuidas su kogu keha raskus muutub kergemaks, õhulisemaks. Kuidas ta tegelikult liigub selle poole, et ühel hetkel sa lased tast isegi lahti. Algul tulla on sinna väga raske, sest teie mõtted on peas. Võib-olla nii, et 1000 sekund sa saad keskenduda. Sa tahad olla tubli ja tragi, nii nagu matemaatikas ja füüsikas või sa tahad ju täpselt teha. Instruktsioon on antud, jälgi keha ja sa näed, kui raske on. Sest kui sa oled aus, su mõtted lendavad kogu aeg. Nad kogu aeg töötavad. Kas on päevast kinni, kas on kujutus, kas on spordivõistlusel, kas on ajaloos. Nad kogu aeg hüppavad, kargavad. Või on vanemates või on õpetajas. Kui raske on kõigepealt vaigistada oma mõtteviis. Aga kui sul see 1000 sekundi õnnestub, aga õnnestub kindlasti täna. Võib-olla aasta pärast jõuad 2 sekundini, võib-olla 5 aasta pärast 3 sekundini. Aga aeg, kui sa puhkad, jookseb teisiti. Ta on ajatu. Sügav puhkus on ajatu. Ehk siis läbi sellise sügava puhkuse mediteerimise ajal ei ole enam tähendust. Ta lihtsalt ei ole. Sa oled lihtsalt. Muidu me oleme väga hästi ennast ajas määratnud.
hommik ja õhtu ja tõusmine ja ülesanded ja täpsus ja kontrollitav, kõik on ajas määratud. Isegi meie vanus, isegi meie surm ja tervis on ajas määratud. Ja see on kõik mõõduv. Ehk siis meditatsiooniga me kaotame ajataju pika peale. Ja seal toimub puhkus. Nii et meditatsiooni tulles, aga ma ikkagi kordaksin veel ka need raamatud, mida ma loetasin teile, Mäll, Aarma, Patanjali, siin on väga palju kirjutatud meditatsioonist, erinevatest tehnikatest ja see on ainult lugemiseks. Võib-olla mõni tubli alustab sõna-sõnalt tegemist. Ma ei tea, kaugelt ta jõuab. Aga siit te saate selle alusakordi, selle esimese noodi, mille juurest te lähete järgmise ja kolmandani. Ja tegelikult siin toimub see fenomen, et te jõuate vaikuseni. Me just hiljuti tähistasime härra Pärdi sünnipäeva 90 ja tema muusika on ju vaikusest. Või ehk tema üks noot tuleb tänu vaikusele esile. Kui poleks vaikust, siis ta ühte nooti me ei kuulekski sellisena, nagu ta siis kuuleb läbi vaikuse. Ehk vaikus on kõige algus. Meditatsioon on viis viia meid vaikuseni. Sisemise vaikuseni. Nüüd on meie kuulajatel olemas siis kirjandus, mida siis siin saab lugeda, aga võib-olla lõpetuseks mingi selline praktiline harjutus või mingi hingamistehnika või midagi sellist, mis siis aitaks võib-olla selles kiiresti liikuvas ja stressirohkes maailmas leida seda rahu ja tasakaalu, seda 1000 sekundit, nagu te ütlesite. Me täna alustasime sellega meie kõnelust, et te ütlesite, et teeks pildi. Et õpetaja, tehke üks joogapoos. Aga ma suunasin teid hoopis akna juurde. Vaatame korraks aknast välja. Vaatame ennast natuke kaugemale. Minu õpetussõna praktiline oleks see, mis on kogu aeg minuga kaasas. Kui sul elus on raske, vaata asjadele kaugelt. Vaata hästi kaugele. Kui sul on elus kerge, siis sa saad vaadata natukene asjadele sissepoole. Ehk siis võib-olla ka tee joogani me kindlasti ja paljud kindlasti alustavad siis, kui on häda käes. Kas te olete tähele pannud, kui palju inimesed käivad kirikusse ja lähevad kirikusse ja avastavad Jumala endale siis, kui on häda? Kas tervis ütleb, kas suhted on seal, kus nad on, aga kirik, Jumal. Ja kindlasti ka jooga võib olla üks tee, mis sind tegelikult võib lohutada ja aidata. Aga ma soovitaksin, et kui sa tunned hästi ennast, kui on kõik suurepärane, alusta siis joogaga. Ära alusta siis, hea küll, alusta ka siis, kui sul läheb kõik mitte kõige paremini. Alustada võid igal ajal, igal hetkel. Aga mida ma soovitan hetkeks, sekundiks 2, kui sa vaatad enda sisse ja see olev sees on sulle liiga talumatu ja raske, vaata ennast välja, vaata loodust, vaata koridoris liikuvaid inimesi, aga ära mõtle endaga kaasa, ära püüa aimata, mis nendega toimub, vaid püüa avatud silmaga vaadata nende kas kehaasend, nende jutuvaadid, aga ära mine sügavuti. Ära mine oma esimesega vaata ka sügavuti, aga hakka puurima, juurima, miks sellest tuleb esimesena lahti saada. Lihtsalt vaata ja jälgi. Ja see on juba esimene samm, kui sa liigud ka selles jooga ja meditatsiooni maailmas. Jälgi loodust. Suur aitäh, Ivo. Minu arust on see olnud kõige sellisem kuidagi meeliavavam podcast, mis meil siiamaani olnud on. Minul oli küll vähemalt tohutult põnev. Nii et tõesti suur aitäh selle õpetussõnade ja soovituste eest. Ma vastaks ka samaga. Mulle väga meeldivad teie palverännakud, eriti see templid ja äkki me ka ise Rasmusega kunagi jõuame palverännakuni. Suurepärane. Aga aitäh, Ivo, ja
see oli meie pesakäest. jah, aitäh teile ka ja head teed. ehk jooga on tee.